Ja salvestus siis algas praegu. Tegemist on siis harjutusstsenaariumiga, mida mängitakse ühele hinnatavale üle Teamsi. On siis 2 instruktorit, kes mängu juhivad. Üks on instruktor 07, kelleks olen mina. Mart, palun tee käelt oma mikrofoniga. Ütle, mis instruktori number sa oled. Ja instruktor 19, tehniline direktor. Ja mängujuht on siis Tarmo Hiiesalu, kes asub praegu hinnatavaga samas ruumis ja hakkab talle kohe tutvustama hindamise päeva läbiviimisprotsessi. Et Tarmo, palun, et sa võid siis alustada. Tere ka minu poolt, et alustame. Ei, Tarmo tuleb ka pärast siia. Tere, Raiko. Tere, Tarmo. Pole siin ammu läinud. Peame. Võta korraks istet. Millal see viimane kord käis hindamisel? Äkki 3 aastat tagasi, jah. 3 tagasi. Ja tulemus oli? Roheline. Kas sa mäletad sündmused ka, mis sa lahendasid? Mis oli harjutus ja mis oli see põhistsenaarium? Harjutus oli, põhistsenaarium oli see koolimaja, seal kus on see rünnakuga, vaata, see nagu pikk koolimaja ees. Äkki rünnak? Äkki rünnakuga segamini, et esialgu infot ei ole sul. Okay. Ja harjutussündmus oli kauplus äkki. Kas sa mäletad tagasi ka, mis see? Ja ükskord oli see, kus on see piima ja auto oli, kus on see kõrgepinke, vaata see mingi alajaama. Okay. Oli see ja siis ühe korra, see 2016, mina ja Tõivo olime katsejänest kunagi üldse. Ma mõtlen just seda viimast hindamist, kas sa tagasisidet ka mäletad, kas toodi midagi välja konkreetselt, millele tähelepanu pöörata või oligi kõik oli super hea? Ei, eks ikka, mõningad asjad ikka olid, et mõned asjad ikka ära ununevad. Too paar mingit vihjet, mida osutati. No seal oligi, et vaata, kuna meil oli see mul tuli see äkkrünnak nagu edasises etapis, et siis ma tõmbasin nagu omapärast välja ja siis oligi küsimus pärast see, et miks ma siit kooli tagant, vaata, mis seal nagu see kooli põhisisse käib ka nagu siin ees on ja siis miks me sealt tagant nagu ei üritanud ikkagi siis seda nii-öelda nagu evakult teha, et see oli nagu üks asi, mis oli kindlasti, ma mäletan. Sa mäletad neid värve ka, mis su ploki kaupa oli? Nagu on ta roheline. Täna siis jälle hindamispäev. Lahendame 2 vägedat päästesündmust. Esimene harjutus. Me täna ühtegi sündmust lõpuni ei lahenda. Täna Päästeamet ootab, et esimestasandi juht suudab tööle rakendada 3 päästemeeskonda ja peaks suutma 1,5 tundi ilma teise kõrgema juhtimistasandit sündmust jooksutada seni, kuni välijuht jõuab. Et esmased tegevused peaksid suutma ära teha. Aga info selles mõttes, et kui välijuht on kohal või sündmuskohal ei ole, et meie läänes traditsia on, et on nagu, et välijuht toetab meid distantsilt, et see jääb ikkagi valles. Jah, muidugi. Et füüsiliselt täna ei pruugi jõuda igast paigast sulle 1,5 tunni jooksul sinna kohale, 1,5 tundi on ootanud või eeldatav aeg, et 1,5 tunni peaks jõudma. Aga nii kui sa lähed Pärnu linnas aste 3 peale, et ei ole sul kohe hopsti kohal. Täna on see Päästeameti ootus, kuna väiksemad välijuhtide grupid pandi kinni ja neil pole seda võimekust siis, et saada. Küll täna on sul kasutada kõik vahendid, piltlikult töötelefon, kui sa tead mõnda spetsialisti, kelle number on töötelefonis olemas. Saad ühendust võtta, ütled, et helistad näiteks komandopealikule, kes on väga hea mingi spetsialist või küsid ükskõik kellele, välijuhile, välijuhti saad raadio teel kutsuda. Et see mõttes mingi piirangud pole. Ainuke piirang on täna see, et meil pole võimalik sulle anda nugist, kus reaalajas info tuleb. Seeläbi kogu see häirekeskuselt info kogumine, info edastamine. Lähtuda sellest, et nagu ma muidu teen, et kui ma sõidan välja, siis ma vaatan oma ressursi, et vähendada seda nii-öelda seda küsimist ja seda, et ma vaatan selle ressursi, kõik asjad on ja eeldatavad kohale jõudmise ajal. Nugisest. Et ma nagu seda osa mina rakendada praegu ei saa. Täna meil pole sul nugist pakkuda, küll aga, et sul oleks siis lihtsam, kuna sa seda igapäevaselt praktiseerid, me saame öelda järgnevate meeskondade jõudmise aja ja saad iga kell seda läbi häirekeskuse täpsustada
kaugele närvimeeskond, kaugele kiirabi ja nii edasi. Eks me kasutame raadiojaama selle info kogumiseks ja info edastamiseks. Kas kuidas on mul nubis on maas põhimõtteliselt? Jah, et serveriga ühendus puudub. Kui sa mäletad 3 aastat tagasi ka samamoodi, kui meeskond on su lähedal, saad otsa suhelda. Kui ise liigud autost eemale meeskonna ette tootele, siis on võimalik su raadios ühendust võtta. Kõik rolliisikud, kes su seal keskkonnas on, nad on selleks, et küsitleda infot, kes segavad sind, saada eelmälane korraldus, et tuleb meelde. See visuaal ja see keskkond on sinu jaoks tuttavad. Nagu see eelnevalt ütlesid, mitu korda käinud, positiivse tulemuse saanud, et see sul takistuseks ei ole. Paneks kirja siia sinu piirkonna ressursid. Pärnu komandusteks, 2 põhiautot, erivõimekesega keemiahaagis. Aga pane palun see kirja ja isik koosseis ka, kes sul Pärnus on. Igapäevane või siis, kuidas me paneme? Pane igapäevane. Kuidas sul keskmine on, kuidas valvesse asudes sama need? 1 peame hoiama ikkagi 1+3 koosseisud alati. 1-2 on kaheldava väärtusega, et on nii 1+2 koosseisu või on on siukest 1+3 ka. Pane nii, nagu sa... Viimasel ajal on ikkagi on vedanud meil selles mõttes, et on nii 4-1 on meil 0+1 ümberistumisega. Kuidas tavaliselt, kas 1-1 või 1-2 pealt? Ei olegi, ongi eraldi mees peal, kes istub siis 2-1 peale. 2-1 peale vastavalt sellele, et kuidas väljakutse sisu on, et nad tavaliselt tulevad alla, siis me võtame endale selle aja, et siis otsustada kiirelt esmade info põhjal, et kas ma võtan kaasa paagi või selle. Aga meil on 2-1 hästi koduvaldesse ära tagatud. Et kui 2-1 sõidab välja, siis 4-1 tuleb koduvaldest tagant järgi. Mis see reageerimise aeg on? 15 minutit on keskeltläbi, me saame ta kätte kuskil 10 minuti jooksul. Kes meil on, meil on praegu 6 isikut on üles andnud ennast. Jah, kes on ennast üles andnud ja umbes keskeltläbi 10 minuti jooksul me saame selle masinasse minema mõnikord on kiiremini. See käib siis niimoodi, et mul endal aega ei ole, siis ma annan häirekeskusele selle info, et palun teavitage koduvalve meest, et sõitku välja, kas siis 4-1 või 2-1. Et ta on meil ikkagi enamus ajast, ta on 2-1 on, ta on nullis nii-öelda. Jah, okei. Kui Pärnu 4-1 läheb äädemeestele aste 3-le, kas auto ütleb üksinda või tuleb talle korgub? Võtame tavaliselt 1-2 peal. Minu vahetus on kokku lepitud niimoodi, et Pärnu 1-2 peal olev teine päästja peab seda kohustust, et ma ei pea talle eraldi üle minema ütlema, et ta teab, kui on redel läheb üksinda kuskile maakonda või siis läheb kuskile regiooni, et siis automaatselt, ma ei pea minema ütlema talle. Meil on Ileklas on sama, et olen püüdnud hoida 1-1+3-ga, et linna piirkonnas ja esimene reageeriv auto ja 1-2 pealt, siis see korviaparaat võistab ümber. Ja siis kui tema jääb, siis jääb 1+9, see auto jääb siis 1+9, näiteks kui ta on 1+2 koosseisule, ma lihtsalt jagangi ära, et võtan kas või selle pääste enda peale või siis selle sinikiivi enda peale ja siis lihtsalt 1-2 läheb reservi ära. Millised erivõimekused ja eritehnika teie komandos on? Meil on merepääste võimekusega paat, Pärnu paat, meil on Pärnu jett. Meil on minu aetus on see, et ma olen enamus kõik on merepääste võimekusega mehed, enam väga palju jetijuhte ja üldse minu aetus on üldse kõik, selles mõttes Pärnu komandos on kõige paremas seisus. Mul on autojuhte, et mul on isegi osad päästjad, kes on autojuhid, et selles mõttes on hästi hea mängida nagu ühel pool teisele poole. On veel mingid erivõimekusi? Keemia. Mis? Keemiaagis. Keemiaagis. Jah. Mis tegevusvõime see keemiahaagis on? Teil on esimene, teil on see konteiner ja meil on see teine. Teil on see suur konteiner. Paastil on see 1 tegevusvõime, haagis on 2 ja konteiner on 2. Keemia. Kus sul, pane veel paar lähimat kutselist komandot ja 2 vabatahtlikku sinna juurde? Alupeal meil kõige lähim, kes on järgmine reeglina.
Palju sa hommikuti vaatad, mis operatiivarvestus on? Me hommikuti koosoleku käigus, et kui meil on välisjuhi koosolek, meie istume välisjuhi kabinetis, meie eraldi ei istu, et siis selleks ajaks on reeglina kõik ennast üles andnud. Et vaata ikkagi, kui ma hommikul kohe üles lähen ise päevist tegema, et siis alati ei ole, et siis ma hakkas kogu aeg refresh ima seda. Aga 8:45 on pilt selge, et mis siis on, et on vaja kedagi liigutada või ei ole. Aga suures plaanis jah, ütleme niimoodi, et ma võtan kogu Pärnumaad, et tead pilti. Ja siis lisaks veel siis, et kes meil on sellised lähimad, kes võivad tulla näiteks 3. astme puhul on seal Järvakandi Abe Valuoja ja siis teist poolt on Risti näiteks, et nemad on sellised lähimad, kes võivad tulla, et neid ka nagu monitoorid ikkagi. Palju Jaagupis meil? Jaagupis on meil see 1+2, 1+3 on. Pigem on ta ikkagi üritatakse 1+3, kuna tal on neid hästi palju neid konteinereid. Neil on siis see 7.2 on seal. Et siis nad teevad niimoodi, et see üks autojuht on siis ümberistumisega peale. Pärnu linna ja Jaagupi kui kiiresti jõuab? Kui on kellaajast sõltuvalt ja hetkel on ehitus ka, aga ütleme keskeltläbi siuke 20 minutit umbes. Okay. Umbes 20 minutit. Mis sul järgmine teiselt poolt tuleb? Teiselt poolt, kui me räägime sealt tähendamiste poolt ja sealt siis on tegelikult rakendatakse rohkem Kilingi-Nõmme. Tema nüüd on küll, et ma ei mäleta aega, millal mina teda olen näinud isikkoosseisuga 1+3. Eks Pärnu linnas on tulega ju tahad ühte põhjavatud juurde, siis tavaliselt Jaagupi ja 20 minutit pärast. Jah. Okay. 15-20 minutit. Tegelikult nad tulevad ikkagi 15 minutiga ära, et võib arvestada umbes 15 minutiga. Ole selge, teil on ressurss on paigas, keda kasutada, saame aasta 3 ressursi kätte. Nagu ma eelnevalt ütlesin, täna sul on lahendada 2 põnevat päästesündmust, lõpuni nüüd ei lahenda. Peale esimese sündmuse lahendamist, võib panna see keskele. Peale esimese sündmuse lahendamist arutame läbi selle. Palun sult, et sa oleksid hästi avatud, räägiksid, kuidas sa sündmust lugesid, mis infot kogusid, oli sul mingisuguseid dilemmasid seal, saame siin natukene toetada, saame ise rohkem aru, et kuidas sul need mõtted toimisid. Teeme eks pausi ja tuleb see põhiharjutus, mille kohta me täidame sertifikaadi, nii nagu sa sündmus lahendasid, nii nagu sa oma otsuseid põhjendasid. Läks. Side käib ühe raadiojaamaga. Ja, aga see on sulle selles mõttes nagu eelis, et muidu sul pidevalt tuleks sul infot peale, aga see annab sul võimaluse, et kui sa häirekeskusega räägib, kui häirekeskus vastab, ei saa meeskond sulle mingit sidet anda. Läks. Su töökoht on siin. Kui sa oled nõus istudes, lahendame sündmust. Et ma olen istudes. No ja siis äkki... Ma võtaks kuulani täna ära, et siis me kuuleme raadiosidet ka. Okay. Lahtise kanali. Et kui sobib istudes? No ma olen püsti alati teinud, aga eks ma võin proovida. Ma võin proovida, kuidas on. Pärast, kui õige asjaks läheb siis. Jah, ma võin proovida, kuidas on, et ma ei ole päris 100% kindel. Mulle see variant nagu sobib, aga ma arvan, et ma saan hakkama. Siis, kui sa saad välja selle korralduse, on pilt oranž, sul on raadiodel võimalik koguda infot keskuselt. Saad kõiki tegevusi teha, raadiodel anda korraldusi. Mingi hetk, kui see pilt, oranž pilt ära kaob, see on kuskil 3-4 minutit, tuleb siuke pilt ette. Instruktor juhatab ise sind sündmuskohale. Tänase päeva vältel sa paikned sündmuskohast mitte kaugemal kui kilomeeter. Et see annab sulle nii-öelda enam-vähem aimu, kui kiiresti sa hakkad sündmusele lähenema, kui oranž pilt eest ära kaob. Kohale jõudes vajutades siia päästiku peale, nimet sõrmega, saad autost välja. Muid funktsioone siin joysticku peal kasutama ei pea, et tänast sündmust lahendada. Üles alla, jah. Meeskonnale korraldused võiks olla täpsed. Ära lahendada sündmust oma peas enda meeskonnaga. Nagu sa ütlesid, need on kõik väga pädevad, neil on väga palju võimekusi. Kõik on autojuhid, kõik on päästjad, kõik sõidavad jetiga. No ja ma ei pea eeldama seda, et mul põhiliin tehakse selja taga nii valmis. Päästjad on õpid päästjad, aga katsu täna
vahendada seda sündmust Jaagupi ja Häädemeeste nii-öelda päästjatega, kes sind ei tunne, keda sina nii hästi ei tunne. Okay. Nad on koolis käinud, aga vajavad mingitel tegevusest juhtimist, suunamist. Visuaalselt on su võimalik kõiki tööle rakendatud tegevusi kontrollida. Kui sa visuaalis näed, et mingi asi sai päästjatele öeldud, nad teevad midagi muud või ei saanud sust aru, sa alati võid korrigeerida. Eks? Mine võimalikult siia harjutuse sisse. Üritame. Kujuta ette, et sa oledki seal keskkonna, kõik asjad on päris, inimesed on päris, probleemid on päris. Ja ainuke, mida me pakkuda ei saa, on neid aistinguid sulle, et lõhna, tuult ja temperatuuri. Eks? Päevan aeg, tänane kellaaeg 13.21. Ilm sama. 13 reede läheb väga hästi tänast sündmusega kokku. Ilm on sama. Nii, on su küsimusi? Ei ole, hakkame peale ja vaatame, mis saab. Selge. Ega ma pole siin oodata midagi. Oleme teises ruumis. Ma võin natuke kõvemaks panna, on ju. Ja keskus Pärnu B11 kuulad. Ja kuulen teid hästi ja olen valmis. Ja siin nüüd siis instruktor 07, et teeme ka sidekontrolli öökulli kaudu, et kas sa kuuled meid hästi? Ja, kuulen teid hästi. Sellel hetkel, kui öökull töötab, sa ei pea raadiosidet kasutama. Saad rääkida vabalt. Aru saadud. Super. Ja tähelepanu, harjutuse algus. Ja keskus Pärnu B11 sai aru, et Mai tänav ja liiklusõnnetus sai aasta 2. Keskus kutsub Pärnu B11. On tal täiendavat infot, et mis sõidukitega siis tegemist on ja kui palju kannatanuid olla võib? Aru saadud, et üks on kaubik ja teine siis sõiduauto, mis on katusel 2 isikut kinni, et saada kindlasti siis 2 kiirabibrigaadi sinna. Ja Pärnu B11 kuuleb keskus. Sain aru, et sõiduautol oli haagis taga ja selle peal olid tünnid ja mis on ära lõhkunud siis ka lasteaia aia. Keskus kutsub Pärnu B11. Pane mulle üks põhiauto ja lisaks juurde.
päästjad, teie pange endale hingamisaparaadid selga ja et olge siis suitsusukeldusvalmiduses ja võtte esmaskustutusvahendid. Ja Pärnu Meeskond PX. Ja aru saadud, et tünnide peal kollane märk mingi mustaga ja las siis politsei siis evakueerib selle ala sealt ära nii palju, kui ta saab, et teised isikud ka kõrvalised isikud eemale. Ja esmane siis ohuala on 50 meetrit. Liigub ta millega mul, ma joystikut liigutan ette, aga ta ettepoole ei liigu mul. Ja tervist, et tegelege siis teie evakuatsiooniga ja kutsuge endale üks patrull juurde, kui teil puudu jääb, et kõrvalised isikud kõik eemale siis ja 50 meetrit esialgu. Ja mis see kollase sildi peal teil täpsemalt oli? No mingisugune, mulle tundub, et see võis olla mingi radioaktiivsuse märk, aga ma ei ole päris kindel, et eks te vaadake ise, aga me üritame siin inimesi ära ajada, aga me kutsusime lisajõudu ka, Ja lassu patrulli teine liige ütleb seal kasvatajale, et kõik lapsed, kes seal hoovi peal õues on, et lähevad hoonesse sisse. Selge, lähen tegelen. Ja see teisele patrullile, politsei läks, ma panin minema, et teisele patrullile siis korraldus, et liiklus seisma. Minge palun eemale siit. Ega ma ise ka siin väga kuule, pane liikluse seisma siin. Ja. Ei päästemees, mis teil juhtus seal? Teised ka, palun minge eemale praegu. Miks me peame ära minema? Minge ära, et siin on... No mis mõttes me peame ära minema? Ma tahan autoga läbi sõita. Eemale, kuulake, mis korraldus teile anti, minge eemale. No selge. Tervist. Tulge palun sealt auto juurest kaugemale. See on mu abikaasa sees, tulge appi kiiresti, mu abikaasa siin autos sees. Et raadiojaama kaudu annan siis päästele ka info või annan läbi selle. Pärnu esimene lüli, kutsub Pärnu PX. Võtke toestuskomplekt kaasa ja hüdrauliline komplekt kaasa, et inimeste päästmine siis sõiduautost ja hingamisaparaadid jäävad selgelt igaks juhuks. Ei, esialgu ei ole vaja, ma annan siis, kui on vaja, siis ma annan korralduse. Et tulge teie ka natuke, lähme sinna poole. Võtke mõlemad kaasa, et ma hetkel ei ole jõudnud seda autot täiesti hinnata. Ära. Kas teie olete selle kaubiku juht, jah? Jah, täpselt nii. Tulge, lähme eemale, teie ka ära, tulge natukene siia poole, tulge minu juurde. Kuhu me lähme? Lähme sinna maja ette, sinna selle trepikoja ette, et minge sinna. Keskus kutsub Pärnu PX.
Kaugel kiirabibrigaad on? Aru saadud. Jääge sinna ristmiku peale ja teie ülesanne on praegu hetkel kannatanutega tegeleda. Et kannatanud on maja ees, siin trepikoja ees, et 2 kannatanut on hetkel, et tegelege nendega. Ühel tundub, et on mingi rinnakuvigastus ja teisel on näopiirkonnas vigastus. Aga mõlemad on rohelised, et mõlemad liiguvad oma jalge peal. Ja üks on kaubikujuht ja teine on sõiduautojuht ja ma kohe vaatan, kui palju sõidukis veel isikuid on. Hetkel ei ole, et võta siis, et las üks päästja läheb, tegeleb siis nende kannatanutega ja tegeles ise nende tündidega. Et ma hetkel vaatan siin sõiduki juures. Lapsed ka palun, minge kõik hoonesse, kõik hoonesse. Esialgu on tee kaitsetase. Et ma nüüd ei oska kükitada, ma ei näe, mitu isikut seal autos on veel. Mitu isikut sul veel autos on? Härra, mitu isikut teil veel autos on? Ja, 2 isikut on veel sees. 2 isikut, jah, aru saad. Esimene lüli, andke mulle see infot ka, et mis nende kannatanute seis on. Ja keskus kutsub Pärnu B11. Et annan siis esmase raporti, et on toimunud siis 2 sõiduki kokkupõrge ja hetkel on siis kannatanute arv 4, et saada siis 1 kiirabi juurde ja 2 rohelist ja autos tunduvad olevat teadvused kannatanud ehk siis 2 punast. Ja toimub siis kannatanute vabastamine ja moodustatud 2 töölõiku, et esimest lõiku kannatanute vabastamist siis juhin mina ja teist siis juhib Pärnu B12 ehk ohtliku veosega kärus olevad tünnid. Ja Pärnu B5, Pärnu B11 kuuleb. Aru saadud, et tegemist võib olla siis Sillamäelt varastatud tünnidega ja tegemist võib olla radiatsiooniohuga. Ja päästööde juhtu politseile, teil jõudis ka info sellest radioaktiivsest varastatud kaubast, et saime praegu hotelt teada. Ja, on, aga oskad sa mulle nende tünnide seisukorda praegu öelda, et kas need tünnid lekivad või ei leki? No kui ma seal juures käisin, siis mulle tundus, et terve välja arvatud üks siis, et ühel oli nagu gaas maas, et oli deformeerunud, aga ma ei julge küll enam lähemale minna. Ja, teeme siis uuesti 100 meetrit siis, 100 meetrit raadiusest inimesed eemal kõik. Ja lüli, Pärnu B11 kuuleb. Aru saadud, et teil on kiiresti kiirabi, et kuna meil on olemas siin radiatsiooni oht, et siis tehke kiire evakuatsioon 50 meetrit eemale
võta ka need, päästja, võta need kannatanud ja mine 50 meetri kaugusele, palun, nendega. Ja mine sinna suunda, sinna tänava poolsesse otsa, siis sealt tuleb kiirabi ka. Keskus kutsub Pärnu B11. Et kuna saime info, et tegemist võib olla radiatsiooniohuga, et tõstan astmele 3 ja esmane ohuala on 50 meetrit ja kõik inimesed tuleb sealt evakueerida ja teostame siis sõidukist kiire evakuatsiooni 50 meetri kaugusel kannatanud. Ja kiirabid las siis üks läheneb sealt Mai tänava poolt ja teine siis teiselt poolt. Ja Pärnu B11, kuule, me saime ühe kannatanu kätte, et me viime ta praegu sinna auto juurde meil, on see õige? Ei, ärge viige teda sinna, et pange ta siia maja nurga peale. Teised isikud kõik on 100 meetrit eemal, me oleme 50 meetri kaugusel. Pärnu B11 kuuleb Põhja 87. Ja tahtsin just alustada mõõtmistega, et tahtsin anda teisele lõigujuhile, tahtsin korralduse anda, et alustad mõõtmistega. Ja aru saadud ja kas sa seda infot kuulsid, et mul on hetkel esialgu 50 meetrit on siis ohualaks määratud ja kõik teised isikud, kõrvalised isikud on 100 meetri kaugusel evakueeritud. Ja on see piisav praegu hetkel, jah? Ja saadud. Pärnu B12 kutsub Pärnu B11. Et sa kuulsid seda sidet, et see võib olla tegemist radiatsiooniohuga ja tegemist on siis uraaniga. Ja võtke siis mõõteseadmed, palun, et võtta siis raadi-ID kaasa ja mõõtke. Ja potentsiaalselt on võimalik, et meie päästjad on ka saastunud. Ja pane mõõteseade maha, las nad võtavad maast selle ülesse ja siis lähevad sinnamaani, kus kohta neil võimalik minna on, et kui raadi-ID annab sulle viite juba, et siis andku teada, kus maal see on umbes. Ja anna seade neile. Ja hingamisteede kaitse ikka. Ja meie esimene lüli ka, et lülituge hingamisaparaati. Aru saadud. Ja kõigile sündmusele reageerivatele ressurssidele siis teadmiseks ja kiirabile kõigile, et meil on potentsiaalne radiatsiooni oht ka kannatanute puhul. Ja Pärnu B12, Pärnu B11 kuuleb.
Aru saadud, et valge kaubiku juures on meil 4 mikrosiivetit ja lähemale minnes tõuseb näit 47 mikrosiivetini. Et valgest kaubikust keegi kaugemale siis ei lähe. Et valge kaubik jääb siis piiriks meie päästetöötajatele. Ja paneme sinna ja selle valge kaubikuni ja kõik kannatanud, kes kiirabile üle anda, kõik kannatanud eelnevalt mõõta ja keegi siis lähemale sinna alasse ei lähe ja ma võtan siis CBRN-iga ühendust ja küsin, et mis meie järgmist tegevust on. Ennem kiirabi lähemale ei kutsu, et tehke kontrollmõõtmine nendele. Ja õieti ära saadud Põhja 87 kutsub Pärnu B11. Esialgu saime siis näiduks, hetkel saime 4 mikrosiivetit umbes 10 meetri kaugusel ja lähemale minnes on siis 47 mikrosiivetit, tünnist on välja valgunud kollakat pulbrit ja väidetavalt on siis silmetist varastatud uraaniga tegemist. Ja esialgu ei olegi liigutud lähemale kui 5 meetri või kaugusele umbes ja seal oli 47 mikrosiivetit ja meil toimub siis kannatanute vabastamine sõidukist ja kannatanu üleandmine kiirabile. Eelnevalt kontrollime nende kiiritustaset. Aru saadud, pulberkilega tuleb ära katta, kui on võimalik. Pärnu B12, kas sa kuulsid seda infot, mis Põhja 87 andis? Jaagupi B11, sina oled tagalajuht sündmusel. Vesivarustust pole ei ole hetkel vaja, et sinu ülesandeks on siis teised ametkonnad ja meil hakkavad kannatanud, kellel on potentsiaalne kiiritusoht, et kindlasti ennem kõik need ära kontrollitud ja pane üks pääste siis sinna kannatanute kogunemuskohta. Ja aitäh, harjutuse lõpp. Instruktor 07 lõpetas harjutuse ja järgnev siis salvestuse osa on siis juba vestlus hinnatavaga. Ja sai. Ikka korralikult vaja ikka mängida. Tuleks siia. Tema võiks istuda tööküli juures lähemalt, nüüd panen küll lähemadale.
Panna selle sulle siia. See vahepeal ei tule info läbi siis. Selge, siis me peame ragised korralikult ja siuke pool juttu läks kuskile ütlema. siit maha. Et nii, aktiivne läbimik see läbi. Nagu eelnevalt ütlesin, ühtegi sündmuse lõpuni lahenda. Katsume nüüd läbi arutada selle, et mis sündmusele sa reageerisid? Liiklusõnnetusele. Lastekaega. Kuidas ette kujutas, kus kohas avariid toimub, mis seal juhtunud on? Mai tänaval on Mai ja Papi nüüd ristmik reeglina, on potentsiaalne avarii koht ja ega seal on tavaliselt kahe sõiduauto kokkupõrge. Et see info ma sain pärast, et on kaubik ja üks on katusel, üks sõiduk. Kus info tuli sulle? Küsisin Häirekeskusest lisainfona. Ja esialgu oli mul kannatanute arv oli selles mõttes, et oli väiksem. Palju siis sa teel sündmuskohale kannatuid tuvastasid või teada said nendega? Kokku oli 4. 4. Nemad esialgu tuli 3. 2 tükki on sõidukis ja 1 on siis kaubiku juht. Okay. Ja sellest tulenevalt sai siis nagu 1 kiirabi juurde tellitud, pärast sai 1 kiirabi lisaks juurde tellitud. Mis 2 tükki on rohelised, Mis infot sa veel kogusid või mis info sulle laekus teel sündmuskohale? Tuli see info, et sõiduk oli vedanud käru ja käru peal olid olnud tünnid, mingid mahutid. Rohkem nagu sealt suurt mingit infot rohkem ei tulnud, et sõiduk on katusel. 2 kannatanut on kinni. Sõiduaeg on lühike sinna. Käru ja tünnid, mis mõtte see sul tekitas? Kas üldse? Sõiduauto puhul ma eeldasin, et need tünnid, need ei ole, kui seal on, et siis on seal kas mingi kütus või mingi selline asi. Et kindlasti ei mõtlema mingi radiatsiooni või asja peale, mis nüüd ikka meil tavalist paupotškad ja veavad mingid, kas tühju tünne või üldse. Et ta nagu, ütleme nii, et ta nagu seda levelit nii väga kõrgemale ei tõstnud mulle, et ma nagu ärritusin selle tünnide peale sõiduauto taga, et oleks mingi suur veoauto, mis veab tünne, et siis ma oleks võib-olla kohe võtnud selle 3. astme põhimõtte endal. Kollane mustärgistus, kas see sul mingisugust järgist? Vaat see on jälle. Midagi ma mõtlesin, aga ma ei uskunud, et te hakkate mul mingit radiatsiooni läbi mängima siin. Et ma saan aru, et kollane, vaata see võib olla ka mingi nakkusoht. Et neid märgistusi on ju tegelikult, mis on kollase musta taustal, et neid on väga palju. Ja sa pigem lootsid, et ei ole midagi hullu. Mis tegevusi sa veel teil sündmuskohale tegid? Päästjatele andsin korralduse, et just selle sama tünnide ja siis selle kerge suitsu pärast, et hingamisaparaadid selga panna, et ülituma ei pea. Ja et ongi, et kannatanutega tegelemine, et Ega rohkem jääda. Jõudsid kohale, hakkasid luurama, mis sa luure käigus tuvastasid? Mis infot kogusid, visuaalselt, verbaalselt? Luure käigus siis selgus see, et politseinik andis mulle info, et seal on need tünnid, mis on siis selle märgistusega ja et üks tünn nendest lekib, mis oli siis selle lasteaiale lähemal. See info tuli läbi politsei juba üsna alguses siis? Jah, üsna alguses tuli. Et siis ta ütles ka mulle vist selle, et see üks kannatanud seal, et sõidukis on kinnisikud. Et andis selle info. Mis ta veel väljendas? Et julge väga lähemale minna? Jah, no seda ütles, et tema julge lähemale minna. Ja mis oli selle info põhjal su esmane tegevusotsustav suund? Otsustav suund oli ikkagi on kannatanud mul, et sõidukis olid kannatanud. Esmased on ikka kannatanud, et jah. Ja selleks tegi mida? Selleks andsin päästjatele korralduse ja ise siis tegelesin, vaatasin, et kuna need 2 kannatanud, kes seal väljas olid,
et ma hindasin nad roheliseks, kuna nad mõlemad püsti liikusid, ühel oli näovigastus, teisel oli rinnakuvigastus ja nemad siis natukene eemale sealt, et ta küll käis mu bushis peale, et tal on elukaaslased need, aga et ikkagi sealt eemale, et nad ei segaks meie tegevusi. Sa sattusid sinna avariilise sõiduauto juurde, mis oli katusel ka, mille päästid, eks? Milline plaan sul oli, et kuidas neid kannatusi vabastada? Kas kiire evakuatsiooniga säästvalt? No siis, kui ma nagu teada sain, millega tegemist on. Väga alguses, kui sa olid selle üles. Esialgu oli niisugune tavaline, et tavaliselt, säästlikult. Sest et meil on see kiiritusteadmine nii halb, vaata, ja meil, kui ma mõõtmistulemused pea, et siis pigem tuleks nagu kiiret evakuatsiooni. Et muidu, mida kauem sa selles radiatsioonikeskkonnas oled, et see ongi mikrosiivet tunnis, et see tähendab nii palju sa ka seda omandad, et siis pigem võimalikult kiiresti ta sealt eemal ära. Mis ülesande päästjad said siis? Päästjad saidki, et kannatanute vabastamine autost, toestusvahendid kaasa ja lõikevahendid kaasa. Basic, jah. Kas päästjatele väljendasid ka, et teeme siis seda säästvat vabastamist ja kiirema jõuab taandub üle või? Esialgu ma neile seda infot ei andnud, et ilmselgelt ma jälle lähen lähtuvalt, vaata. Ma lähen lähtuvalt ja siis sai neile pärast, siis kui ma sain selle info kätte, et tegemist on selle radiatsiooniga. Kus info tuli? Seda läbi Häirekeskuse. Häirekeskus andis mulle, et on tõenäoliselt on sealt kuskilt sealt silmetist varastatud. Ja kus Häirekeskus selle info sai? Politsei käest ilmselt või? Operatiivjuhid, jah. Kinnitas selle. Ja mis sa siis, kui sa selle info kätte sai, mis sa siis tegid, kuidas sa plaani muutsid? Siin ma muutsin selle, et ma selle esmase ohuala, ehk siis kui mul oli 50 meetrit määratud esialgu, et siis laiendasin 100 meetri peale tavaisikutele ja endale jäi siis 50 meetrit endiselt, et kes olid siis nii-öelda päästeriietuses. Et need siis jäid nagu 50 meetriga ja et selle ligi ei minda siis. Okei, see esmane ohuala 50 meetrit, mis sa määrasid, kuidas sa tagasid, et ohualas viibiks isikuid, kellel pole vastast kaitsevarustust? Praegu oli politsei antud korraldus. Nii. Et kõik, kes on lähemal kui 50 meetrit, et kõik eemale. Päästetööd toimusid seal alas sees? Kas liikumine päästetel oli alas sees esialgses ohualas? Esialgses ohualas küll, jah. Kui suurt ohtu sa tunnetad sellest, kui on nüüd see tünn deformeerunud või avatud? No selles mõttes, et tünni läheduses kindlasti, et meil nüüd käis ka see komandus, käis see CBRN-i inimene käis, et ta nagu seal natukene selgitas ka ja ma ise olen, tegelikult 2017 olen Tšernobõlis käinud ja seal tehti ka väga kiiresti ja puhtalt selgeks, et ega see nüüd ei ole päris nii, et kui sa ikka näppu sinna sisse ei pista, ega ta kohe ei tapa ka. Ja see koguslik kiiritusmaht, mis on isegi see 47 mikrosiivetit tunnis, et see tegelikult see kogus on tegelikult, ta on küll suur meie silmis, aga tegelikult ta ei tee veel sulle mitte midagi. Et see kontakt on nagu kõige hullem selle, et kui sa selle otsest kontakti teed selle ainega siis, mis seda sisaldab. Et kõik muu, mis õhus on, et see ongi nii pikaajaline. Kui me räägime sellest 4 mikrosiivetest, kui me lendume lennukiga, me saame 5-6 mikrosiivetit tunnis. Mis olekus see aine oli üldse? Pulbriline, et ta ei ole nii lenduv, vaata. Ma just seda mõtlesin. Ma ei kujuta ette, ma ei tea, mis asi see on, vaata. Selles asi ongi, ma üritasin seda 8-7 nagu nii kõvasti pushida, et ta annaks mulle lisainfot selle kohta. Aga nad tundusid ka vist natukene niisugused. Mis kiirgust ta kiirgas, kas selle info sai? Gamma vist oli just äkki. Alfa ja gamma. No see on veel vähem. See on vähem, aga millal ta ohtlikum on? Kui ta lahtine. Kui ta hingamist üldesse saatab. Oskad sa hinnanguliselt öelda, kui palju seal võis olla inimesi, kes sellega kokku puutusid või kes potentsiaalselt saastub? Sa mõtled nagu kiirgusega otseselt kontakti puutusid, et kindlasti oli see kaubikujuht, kindlasti need sõidukis olevad isikud selles sõiduautos, et kuna ikkagi kokkupuude oli olemas, et ma ei oska hinnata, kuidas need autod sealt liikunud on ja kas on see sõiduauto nüüd üle selle tünni veerend. Ja muidugi lasteaias oli see, et kõik olid sinna ilusti aia kõrvale kogunud, kus see tünn kõige lähemal oli. Ja politseinik mingisugust, kui ta ütles mulle seda, et ta ei julgenud lähemale minna ja lähtudes sellest, et mul oli seal kaubiku kõrval oli 4 mikrosiivetit, siis mina ei näe selles ohtu selles, ega ta sinna tünni kõrvale siis ilmselt ei läinud päris.
et ta oligi distantsil, piisavalt distantsil. Ja teised isikud tundusid, et ta oli kõik eemal. Mis see piisav distants on? No see 10 meetrit tundus Mille praegu. seda? Kui nad ütlesid, et kaubiku juures oli 4 mikrosiivetit ja lähemale minnes, et see kaubik selle tünni ja kaubiku vahe oligi seal 5-10 meetrit oligi Mis umbes. see piir, kui sa praegu peaksid selle ära lokatsiooni panema sinna, et kus ei tohi minna, kus tegelikult inimesed kui viibisid, et okei, me saasterastust tegema, me peame keskenduma, me saame kiiremini. Vahetu tünni lähedus on oht. Et vahetu tünni lähedus, allapoole tuult kindlasti, kui ta pulbrinile on, et ta võib sealt lenduma natuke minna. On sul mingi piirväärtused ka enam? Ei oskagi öelda niimoodi praegu. Kõik sõltub sellest, kui lenduv ta on. Et kui kuiv ta on ja kui lenduv ta on. Aga üldiselt, kui meil on kinnine kiirusallikas, mis need? No alfa puhul ei ole tal üldse ju, see alfa puhul on ta ju väga lähedal. Selles mõttes, et seal on ju põhimõtteliselt on kontakt. Ja. Aga gamma puhul? No gamma puhul on ikkagi, et on siuke, ma ei tea, meil oli seal, kui me selle CBRN-iga tegime neid asju, siis meil oli siuke teleskoop mingi 5 meetrine, et umbes nii kaugelt oleks vaja seda teha. Saite milli või mikrosiivertit sealt elementid kätte? Mikrosiivetit saime, see mis element on, mis ta meile sinna pani. Kas mäletad, siis CBRN rääkis ka, et 100 mikrosiivertit on siuke okei veel, et sealt võiks hakata siis mõõtmisi tegema. Ja kuni 100 millisiivertit sealt edasi võiks olla keeluvahe, keegi võiks sisse minna. Milli ja mikrovahe. Milli ja mikro 1000 korda. Et see võiks olla siukest taamp, et 100 mikrosiivertit, kui sinna tegelikult on okei. Et see 4 või üsna väike ja kui sul on majanduspääste tegevuse tulemuslikkuse tagamiseks kedagi sealt mööda saada, siis tegelikult võib julgelt teha. Hingamisteede kaitse on just sellepärast, et kui seda lenduvalt on, et siis ongi see, et päästjad seal samas juures on, et pigem sellepärast sai see otsus võetud, et lülitada hingamisaparaati, kuna nad seal samas siblavad. Kas seda aini katmine? Oli see, et anti korraldus, et tuleb katta mingi, ma ei tea, mis kile see oli. Millega sa kataksid seda? No ma arvan, et kuna ta on lendumisoht on tal ja kiirgusoht tal jääb niikuinii ja kuna ta on alfa kiirgus, ta on vahetu lähedus, siis oleks kaks või tavalise presendiga ta ära katnud praegu. Auto peal presenti meil auto peal otseselt ei ole, aga keemiaagise peal on. Aga aagise kui komandus? Jah, aga auto peal kas või siis, ei kujutagi ette, mis me seda auto pealt võtta saaksime. Meil polegi üks vahendit. Kilekäitus näiteks? No kui 200 vaadile annab peale vanna muidugi. Kas sa pead vaadile peale panema või pulbrile? Pulbrile, vaadi suule ka, mis katki on sellega. Kas see näiks? Et see on üks meede, et eesmärk on vältida see tuulega see lendumist. Teibiga kokku, et keemiakotis meil teip on, et siis lihtsalt laiendada seda kile suurust. Millise kaitsetaseme sa määraks, kes läheb seda tegevust tegema? No seal võiks olla ikkagi C juba. Et ta paneb selle C-kaitse taseme peale endale, et pärast siis nii-öelda siis, kui ta see lenduv pulber peaks jääma, et see D-kaitse võtab meil hästi ferrit ligi seda. Et priitsmekaitse mõneks peale. Või saasterastus? Saasterastus. Kuivalt ilmselt tuleb teha seda. Ma arvan, et märjalt ei ole mõistlik, et märjalt on ta sadestub kuskil maa sisse, võib sadestada. Et kuiv eemaldus lihtsalt ülikonnal. Kuidas see välja näeb? Ongi nii, et väljab poolt. Et nii nagu me COVID jääg võtsime neid ülikondast ära, lähtuvalt. Mis on veel? Meil on hingamismask. Saapad kindlasti läheb dekontamineerimisse. Mask läheb. No kirjeldad, kuidas sa teeksid seda, et sul on praegu mõte panna kilekätid peale sinna, kaks meest see ülikonda ühekordselt selge. Hingamisteede kaitse tuleb kõige viimasena pealt ära. Et hingamisteede kaitse jääb peale. Nii kaua, kui eemaldad endale ülikonda, et ülikond ülevalt alla järjest maha võtta, taabastast välja astuda ja siis eemaldada hingamisteede kaitse. Kas me sellega, kui me märgiks ärastust ei tee, kas me kui selle saasterastusega tagame selle, et mõni osake ja ikkagi meil keha minna sõltub? No see peakski enam tegelikult siis selle 8-7-ga või siis ütleme CBRN-iga läbi küsima, et kas see aine, et kas see kokku puutus veega, et mis ta teeb, et kas ta hakkab rohkem kiirgama või mis ta teeb, et kui ohtlik ta on. Kui sul selline küsimus on peas, sa saad esitada seda. Teine variant on see, kodrappi vaimne ja kogu saaste veed, ikkagi on parem veega rahutuda puhtaks kõik need tolmuosakesed, mis meil seal C-kaitse peale ja kinnaste peale, saamaste peale, saame need rahutuda ja siis võtta edasi seda.
Noh, selles mõttes saaste arvestus kindlasti võtaks selles mõttes pikema aja endale ja mõtleks rahulikult läbi, et kuidas ja mida. Sa läksid avariile, kas mingi hetk sul see sündmusliik ka muutus? Jah, ta muutus ju keemiasündmuseks muutus. Ja mis on keemiasukeldamise protseduurid meil? Keemiasukeldamise juhendist tulenevad. Mis sa mõtled selle all? Mis meil juhendid sätestada? Keemiasündmuse puhul. Ühe tingimuse sa täitsid, määrasid OHD. Mis veel võiks olla? No siis peaks kaitsetaseme ütlema. Nii, mis kaitsetase sul oli? B oli mul hetkel. Aga mis veel oleks üks, et näiteks see sündmuskoht? Mänguala kindlasti oli. Võib-olla see liikumistee ka, et kes see lähedal on käinud, liiguvad ühtse serva pidi, et väitid, et meil kogu see maine tänava pärast kiirgab pulti täis. Ma kardan, et see on nii ohtlik, et ta loodusesse. No ma selle peale nagu hakkasin korra juba seal mõtlema, et peaks hakkama neid sisenemis-väljumisteid tegema ja kõiki asju, aga et see ala nagu tundus juba nagu piiritletult nii laiaks ära läinud, et see oleks päris keeruliseks läinud, et noh, ma ei kujuta ette, kes. Seda vahetustunned ikkagi ma tundsin seda, et seda oleks vaja. Ma üritasin seda ka, et ma ei tahtnud, et need kiirabil ära viiakse ennem, kui on kontrollitud, et noh, seda protseduuri ma tahtsin ikkagi nagu endiselt nagu läbi viia, et ta jõuaks sinna kiirabisse. Aga noh, ta juba jõudis, nagu ma aru sain, et mäng oli jälle selline, et ta juba üks vend jõudis sinna. Jah, sa ütlesid oma meestele stopp, eks ju, aga nüüd on küsimus, mis sellest kannatanust edasi saab, et kaua me hoiame selle maja nurga juures, et see on nagu oluline, millal me kiirabi saadame talle. Ei, nagu ta see saasteallikas on suur, et siis me peame lähtuma sellest, et ta on, kui ta on ohtlik teistele töötajatele, kiirabi töötajatele näiteks on ta ohtlik. Meil on kaitsetase olemas, kiirabil ka tegelikult on võimalus olemas, kiirabi peaks siis läbi oma välijuhi selle tellima sinna, mis võtab tohutu aja jälle. Aga mis on see vähim, mida me saame tegelikult teha? Me saame ise esmaabi just, nii palju kui saame. Nii palju kui saame, nii palju kui meil ressurssi on. Et kui on hea, kui seal on kiirabis töötavaid, nagu ma isegi töötan, et siis tuleb lihtsalt ära kasutada see, et kiirabi annab need vastavad vahendid ja kirjeldad kiirabile seda, mis tal on, mis vigastused tal on. Oli neid saastunud üldse? No see võis olla, et need, kes kaks rohelist olid, et nemad võivad küll olla, et nad mõlemad olid seal jalutanud, ringi jalutanud, nad on ilmselt ka käinud seal võib-olla, et nendel võis olla siis see jalgade osa võis olla saastunud. Ja kui kingad ära võtavad, siis kiirabi saaks neile? Siis põhimõtteliselt saaks. Kas meil on võimalik seda kontrollida kuidagi? Ja meil on olemas, me saame mõõtevahendiga kontrollida. Et see oligi, et enne ära kontrollida korralikult, enne kui kiirabil üle anda. Aga kuidas selline võimalus, kui sa loputad nad üle ja mõõdad, et me saame kiirabile anda? Sa rääkisid küll kuive eemaldamisest, aga kas... No eks see võimalus on küll ka olemas, et kui me sellest, kui nüüd ma saan selle CBRN-ilt, et on võimalik eemaldada märjal viisil, et loputamise teel on võimalik see eemaldada, et siis küll, aga noh, pärast uuesti jälle kontrolli kindlasti, et loputame ära, vaatame, kontrollime, et kui tal on saaste väiksem. Praegu räägime imeveerikestest osakestest, mida me sinna pinnasel loputame, aga seal kõrval sul 200 liitri tünnimus on juba mingi kilomeetri poolt väljas. Pigem jah, selleks protseduurid ongi, et OHA, me täpselt ainet ei tea, ohtu ei tea, eemaldame, loputame üle ja saame kiirabile. Kui ta sisse hingad seda, seda meie organismist välja ei saa. Aga ega see ohustaga kiirabi töötajad, mis sisse hingatud on. Pigem on see lahtine, mis ta keha pinnal või kuskil riietel on. Selle vastu me saame see loputusliiniga saame selle nagu vältida. No ja see lasteaia lapsed võib-olla, seal olid ka suhteliselt lähedal ikkagi. Ja, et ütleme just nende tuvastamine, et kes nüüd puutus kokku, kes mitte. Neile sai küll korraldus antud, et nad hoonesse läheksid, et nad sealt eemalduksid, et liiguksid hoonesse ära. No siis nad ongi seal hoones, siis peaks mingi aeg saatma kellegi sinna hoonesse ja ütleme, et nad sealt hoonest ei väljuks, et nad jäävad sinna hoonesse nii kaua, kui on nendega need protseduurid ära tehtud, et kindlasti keegi ei hakka seal ära minema. Et noh, ma arvan, et ma oleks seal lõpuks see oleks sinna juba 4. aastani võib-olla isegi läinud. Mis 4. aasta sul, mis abi? Ta lihtsalt ressursi mõistis. Ma võin ressurssi muidugi niisama ka juurde tellida. Mul ressursi puudus ilmselt tekib 3. aastaga, ma saan siin küll 2 põhiautot juurde,
aga just need teised protseduurid just, mis mul tulevad, et näiteks see lasteaias nende lastega tegelemine, siis on seal kõik see katmise teemad, on ju, noh siis kogu aeg püsiv kontroll. Tegelikult oleks sul vaja võib-olla 2 inimest loputada või saastarastust teha. Sama, kus katma lähevad. Et kui sa selgitad välja, et sa võtsid otsuse selle 4 mikrosiiverti peal, kuigi sa teadsid, et sul on Sebereni koolitus olnud. Et kui sa saaks lähemale selle ohuala, sa oma peas kujusid ette, et väga lendu. Kui sa küsid spetsialisti käest, kas see raske metall jääkaine, kas ta on lendu ja sa vastus näiteks, ta on liiva pulber, aga on hästi raske. Niisama lendu. Ja tegelikult ongi võib-olla see ohuala sõltuvalt kiirgusdoosist on seal 2 meetrit sellest tunnikust ja keelualal see hunnik, et ära kätt sisse pane, ära jalgudi sisse mine, aga ega ta niisama sul saab mööda minna, see ei lendu niimoodi nagu mingisugune kõrveliiv. See aitaks sul juba sündmust. Kindlasti, see aitaks kõvasti kaasa, et ma saaks seda ala kindlasti väiksemaks, ma saaks aru. Kõik on kannatanud, tegelikult on ju ei ole saastunud. Et selle info kogumisega, kui sul see on tundmatu asi. Kui sul on elupääste tööle pandud, katsu selle info kogumisega saada endal see tundmatu asi nii palju selgeks, et tegelikult sa aitab 100 meetrit versus see, et sul ongi ümber tünni, sul 2 meetrit, paneme lindi ümber tähelepanu värgi, eksida mingi üle tee päästedega salatud, saada koostööpartneriga kasutada, päästed saad rahulikult liikuda ja sul endal päästest stress ära, et teil pole liigamistega kaitstud. Me ei pea loputama, me pesema hakkama, me ei pea lasteajalapsi pesema hakkama. Järelikult on see lasteajalapsi saastast ei kandnud, sellepärast, et mul spetsialist ütles, et see pulber nii raske, et niisama ei lendu. Et siis tegelikult on kohe autoga saab selle ära teha, et inimesed välja kiirabile ja minekut. Ühesõnaga jah, ei ole midagi katki. See on raske sündmus, see on kastist välja sündmus, et lihtsalt ongi see, et kui tulla natukene kuskilt torgib, et on mingi jama, et proovi lõpuni see enda jaoks välja selgistada ja vastavalt selle tegu. Et sa otsustad kiiresti, sul on hea koostööoskus, teiste koostööpartnerid, sa isegi julged Erikeemele helistada, ei ole üldse probleem. Ma olen helistanud küll, ma olen päris mitu korda helistanud. Mul oli siin alumiiniumi pulbripõleng, oli plahvatusohuga, siis oli elavõbedad, tassis üks vend trepikoja ette mingi tohutus koguses mingid potid, mis on niisugused elavõbedad, tassis mul terve hunniku sinna ja et neid selliseid on ja siis meil oli, see oli ka mul see kloori oma. Seal küll välijuhiga koos oli, vaata. See, mis oli see kloori dosaator läks lolliks ja siis doseeris spaasse vette rohkem kloori, kui vaja oleks olnud. Kummal kõrgemad keemialased teadmised, kas välijuhil või keemiarjõusega päästekomando rühmapelgul? No ma arvan, et meie välijuhtidel on samamoodi, kuna nad on kõik ennem sealt põhja pealt tulnud. Aga jah, võib-olla tõesti, et meeskonnavanem puutub sellega rohkem kokku või siis rühma peal puutub taga rohkem. Täna täiega koolitused ju erivõimekust tase 2 Väike-Maarja päästekoolis, mis on väga hea kursus väljujuhtidel sattunud. Seeberinil nad nüüd käisid, et nad ikkagi tulid, et nad ei olnud kohustust küll, aga nad tulid ikkagi sinna, et ja kuulast ka seda, et Okei, on sul endal küsimusi? Ei ole midagi, ma tean, et ma saan aru, et need asjad lähevadki alati. Saad natuke seedida seda nüüd põhistsenaariumil ilma segavate faktorid, et mina mõtlen ka need. Teeme väikse pausi 10 minutit. Siis võid võtta kohvi, sul on ette üks kohvi. Tahad süüa praegu? Ei taha. Siis teeme 10 minutit pausi. Teeme su üks pähe. Ma kaarti ka. Ta on nii ise küll. Ja ise jätama.
Siis sellega teha, mis see on. Tadud ka, et nii, nüüd siis järgmise teeme ilmselt salvestuse. ütleme normaalselt. Harjutus on lõppenud. See läks läbi. nii, ma pean üle kontrollima siis selle. Aitäh. Lõpetame ka salvestamise. Kaamera enam vaja ei ole või? Lükkan jälle.